ma täiega nägin vaeva, et selle video heli korda saada, aga loodusjõudude vastu ikkagist ei saa. Ja El Medanos oli tol päeval hirmus tuuline ja see tähendab seda, et kohati on palju tuult kõrvas ja kohati päris täpselt ei kuule, mis me räägime, aga ma loodan, et te elate üle ja luban, et järgmises videos, selles sõbrapäeva kontserdi videos, seal ei ole tuult, ausõna. Okei, nautige, tšau! Me oleme nüüd Volte surru istan siin või? Kuidas teil läheb? Hästi. Mõtlen, kas ma churroseid saan. Churroste putkad eelmine kord, kui me Medanos käisime, lammutati parasjagu. Näed, selle mäe juures ongi see Medano. See on mingi siuke surfarite linn. Seal on noorte kontsentratsioon on hästi kõrge. No kõrgem kui mujal. Et seal näeb rohkem noori inimesi kui kuskil mujal siin saarel. Peale Volte surri ja enne seda Medanot on veel üks linn, väike linn, mis on Los Abrigos. Ma ei tea, kas teil on näha, aga siis sealt Amiga sellest Voltist saab tulla jala seal. Jausteed ja värgid. Sealt siis see Abrigos on nagu päris linn, siis et no nagu ka Jetas, et ei ole ainult hotellid ja Airbnb-d ja vaid on nagu kohvikud, puhvetid, poed, kõik see, mõtlesid ta vahelt nagu kuskilt tuleb see rannast tee, et siis nad saad siia tulla, sest see Volte surr on ikka puhtalt puurort, seal ei ole mitte midagi. Noh, muidugi on seal ka mingid joomise, söömise kohad ilmselt, aga noh, seal ei ole sellist nagu, ma ei tea, õmblejat ja kingsepa ja ma ei tea, niisuguse ja aga siin me oleme ka käinud selles Abrigoses eelmine aasta, see aasta nüüd pole jõudnudki, ma ei tea. Ja siin on väga tore, praegu oleme siin nagu peatänaval bussiga, aga seal taga all on hästi tore tegelikult see promenaad, kus on ka kohvikud, restoranid, kalapood ja kalarestoran ja ka mitu kalarestorani. Nii et noh, siia Abrigosesse ka ikkagi täitsa tasub tulla. Ja, ta on siuke pissike, aga tore linn. No, hakkame jõudma. See on siis Punane mägi, jah? Rojo, mis see siis? Montana Rojo. Jah, ma mõtlen, kuidas see mägi oli. No, mis teil öelda on, jõudsime kohale. Et siin on suur tuul, nagu me lootsime. Jaa, aga surfareid eriti ei ole. Aga jah, et siin on nüüd see tänav, kust me minema hakkame. Kes see siis filmib? Taldrikuid filmid sina. Ühesõnaga, ma ütlen, et võib-olla on nad teinud maailma kõige kiirema ehitusprojekti ja selle churroste koha korda teinud. Ja siis ma tahaks seal süüa. Vaatades siit nagu vaadet, kuhu me lähme. See ongi kõige romantilisem, ilusam koht siin üldse. See otsapealne puhvet ja värk. Sina ajad oma churros. Ja siis siin vaata on hästi palju neid väikeseid pisikesi butiike, kes tahavad midagi teistsugust osta, siis tasub täitsa tulla. Ja sellised hoopis teistsugused riided on siin. Hästi palju käsitööd ja... No vaata see. Seda oleks küll vaja. Seal esimeses on väga ilusaid asju oli, aga Jaana ei viitsin filmi. Ma olin laisk. Mulle väga meeldivad kõik need asjad seal. See on mingi uus siin nagu. Siin on see vaatega koht või?
niimoodi sealt. Pisikesed restoranid ja selline vanalinna moodi koht. Jah, ta tundub nagu selline Isverus, aga tuul on küll nagu päris. Aga siin ongi tuul alati, sest see ongi, sellepärast see ongi surfarite koht, et siin on palju tuult. Siit ma sain väga ilusad püksid eelmine kord. Mul on praegu õmbleja juures, aga teist värvi. Kuule, aga ma saan osta matchida selle roosa mõtte. Siin restoranis ma olen mitu korda käinud, on ju. Nadia. Kala, väga hea kala. Väga hea kala. 5+ WC-ga. Tunglemine. Päikse käes on soe, aga tegelikult see tuul on ikka jahe siin. On ju? Kõik soojendavad ennast siin päikse käes. See kogemata jäänud peale. Nii? Kas käisime siin eelmine kord vist käisime, jah? On jah, see koht on jah? See oli ka tore. See oli väga okei koht. Nii, kuule. Kas churroste koht on vist lahti tehtud või ei ole? See on seal... Working in process. Ei ole, kokkab. Okay. Kuule, päev päästetud. Ma ei näe churros. Seal taga on. Väga hea. Kõik on korrasema. Mul läks kohe tuju ajaks. Hola. Aquí. 2 café con leche y churros con chocolate. Mis siin vahepeal juhtunud on? Küberelts Jana Metsamaa räägib. On jah, sõna võtnud siin kuskil. Ja sema vahepeal vaatas. Aga ta ei saa ise lugeda, sest ta ei raatsi maksta. Mul on makstud, see on see, aga me ei saa sisse. Jaa, okei. Ma vaatasin, et keegi tuleb veel. Et mul on kohvi ja toole. Arvake, kes arvab ära, mis see on? Enda arves seda intervjuud, aga vahepeal toodi meile siis churrosed. See on jah üks sükane legendaarne churroste koht siin ja vaatame siis, kas on täna ka hea. Eelmine kord, kui me siin käisime, oli putka kinni. Sorry, ma olin nii enda mõtetes enesekeskne ja lugesin intervjuud iseendaga. Aga kuidas on siis? Otseveeni. Otseveeni, jah. Otseveeni, rasva otseveeni, šokolaati. Ma ei tea. Selline 3 päeva juba. Aga vaata, ma pidingi täna siin nuimane natukene olema ja aeglane, et võib-olla aitab. Puhas šokolaad on küll nagu väga mõnus muidugi. Lisaks on siiski Hispaania rahvustoit nagu, see küll on. Ja väga head on. Need on head, jah. Pärast peaks. Pärast peaks filmima, kuidas nad teevad, vaata. Või siis otsime eelmise aasta filmi. Ma vahepeal... Võib-olla seal töötab hästi, jah. Vahepeal kuulasin seda ühte eelmist videot, et kas nagu need mikrofonid töötavad, on jah.
mis sa arvad, mis sõnaga algas eelmine video? Ühe sõnaga. See, millest ma pidin loobuma. Vaata. Ja me tegelikult pidime spits nagu, et tahtsime näidata nagu kõigile meie 107 subscriberile. Neid, kes vaatavad, palun subscribe'ida. Salaja ei tohi käia vaatama. Jah, sest vaatajaid on mingi 1500, aga subscribereid ainult 100. Jah, palun. Me niikuinii ei näe, kes subscribe'ib, nii et ei ole vaja. Aga mis ma tahtsin rääkida, vaata, et see maja siin oli pärast seda esimene ja kui see ehitati siia merre, sealt poolt on parem maade. Ja siis ehitati see liiks. Esimene hotell, mis siia ehitati. Hotel Medano. Nii et Jumala külm. See tuul on külm ka selline. Aga sellepärast siin ongi see surfarite paradiis, et siin on alati siuke valdavas osas ajastatud siin tuul, et nad saavad siis purjetada ja hästi selline, ja need poed, need korra enne rääkisime, et need on sellised hästi jätkusuutlikud, et on mingid, ongi plastikust riideid eriti ei müüdagi. No need Roxid ja Patagooniad ja need villapongid ja sellised. Ja sellised no sellest naljastust on vist inside joke. Aga jah, ühesõnaga kanepit on ka siin. Kuigi ma ütleks, et kanepi lõhn oli kõige rohkem seal vanas Kristianuses, kus need 80-aastased olid. Aga neil on ravikanep, tead küll. Ja. See on see tee nüüd siin nii. See on tee. See nägi välja nagu 1700. aastal ehitatud laevapõhi. Enne. Et eks see kulub samasuguseks. Mingi teade, happy. Mis teade see on? Ei tea, väga suure ei ole üle. Ei jää jah siin peale, aga siin on selline sätrendav. Siin käib jälle mingi ehitustöö. Nad teevad siia mingit seda äärt. Aga nad teevad seda. Need on maalidena. Väga fotorealistid. Kõik surfavad. Kõik ujuvad. Siin on tegelikult jõuamegi lõppu. Ja siis on seal on see surfarite rand, kuhu nad tulevad. Ja täna neid väga palju ei ole, võib pärast vaadata otsida paari aasta terve taevaks oli neid. Nii et mustas. Näe, vaata seal nad näevad. Aga need on kõik, need on nende lauasurfiga, vaata. Samas on siin El Medanos ka sama jama nagu igal pool mujal Hispaanias, et siin kõik surfavad siin ja siin on hästi palju neid lühiajalise rendi. Ema teeb neid paane. Ühesõnaga, ma ütlen kohe tõesti kokku, mis sõnad on veel peale ühe sõnaga, millega saaks lauseid alustada? Midagi ei ole selle koha peal vaja öelda. Et kohalikud El Medanos mässavad selle vastu, et siin on hästi palju nagu mitte ilma litsentsita neid ööbimiskohti ja Airbnb, millel ei ole litsentsi, sest siin linnas ja riigis peab olema litsentsi, aga üle 10 000 on vist nii. Ja ma ei tea, see linnas minu arust elab võib-olla 20 000 inimest. Et see on suht väike koht. See jama on siin ka palju käsitööd igal pool.
rastadega vennad ja käsitöö ja kõigil on kitarr peale minu. Mul ei ole kitarri. Meil on kohe lausa bänd siin kohe. Mikrofon ei tööta mulle tundub. See koht on tegelikult palju rohkem kui ainult see promenad, mida me käime, et siin ikka sügavust. Poest saime sellise labiksuelda ja liiga. Et seal oli hästi palju erinevaid värve ja see kingituseks just päris nahast. Aga ongi, et noh, kui ei meeldi, siis ei meeldi, aga ta on selline originaalne. Meil lihtsalt vaja seda. Tegelikult mulle meeldib. Päris nahast. Ta on täitsa vaata seal ja nagu poes sa jääd vaatama asju, et on nii, nagu kõik on ühesugused. Need oli hästi palju erinevaid värvi ja kõik on ühtemoodi koledat värvi, aga tegelikult niimoodi tööd õue, et vaatad, tahaks endalegi. Just, täpselt. Võibolla lähme tagasi. Et tegelikult on jumal nunnu. Võtame veel mõne. Tõesti mulle meeldib. Loodan, et kingisaajale meeldib. Loodame. Ei tea, kas kingisaaja ka vaatleb meie vloogi või? Ma loodan küll, et vaatab. Ole. Siin on see kõrge. On või? Väga hästi, ma tahaks siin istuda. Mina ei saa aru nagu selle bussi graafikust. See buss pidi minema 15 minuti pärast.